Austatud peaminister, ma kahjuks hakkan kahtlema teie vaimses stabiilsuses, kui ma kuulan teie vastuseid, mis ei ole üldse vastused küsimustele. Küsiti, kuidas me saame ära öelda järgnevatele ümberpaigutuse ettepanekutele, kui Euroopa Komisjoni hinnangul ootab ümberasustamist 1,2 miljonit isikut. Ta nimetab põgenikeks inimesi, kes tulevad Etioopiast, Sudaanist, Egiptusest, Tšaadist, Nigerist, kes ei ole põgenike konventsiooni alusel põgenikud ehk asüülitaotlejad. Kuid see selleks. Üleeile, kui te vastate arupärimisele, te ei osanud öelda numbrit, kui palju läheb maksma 2 aasta jooksul 80 isiku ümberpaigutamine Eestisse. Ma loodan, et te teete tööd hingega ja südamega ja selle 2 päeva jooksul olete need faktid üle vaadanud. Palun andke praegu siis täpsem number ilma igasuguse ülejäänud jutuvahuta, meil pole vaja seda kuulda, kui palju läheb maksma Eesti maksumaksjale 80 isiku toomine Eestisse 2 aasta jooksul. Aitäh! Aitäh, härra Madisson. Eks te olete ju esimest korda siin Riigikogus selles koosseisus ja ma mõistan võib-olla seda ärritust, mis te ütlete selle stabiilsuse kohta või vaimse stabiilsuse kohta, aga ma usun, et te ka saate häid kogemusi siin ja lähete ikkagi edasi. Nüüd punkt 1, neid 80 pagulast pole siia Eestisse toodud. Punkt 2. Eesti on öelnud tõesti vabatahtlikult, et ta on nõus vastu võtma. Kui te küsite, palju see maksma läheb, siis ma tõin vist esimesele küsimusele vastates välja selle, et me ei ole tegelikult neid kohustusi, mida Eesti on võtnud, täitnud. Ja põhjus ei ole olnud ju ainult selles, et me ei ole tahtnud neid täita, vaid põhjus on olnud ka väga selgelt selles, et tegelikult teine pool on öelnud, ei, me ei soovi Eestisse tulla. Te teate väga hästi kõrge poliitikuna siin Riigikogus, lisaks Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehele, et Eesti ei võta neid vastu sellised, et me ei tea inimeste tagapõhjasid. Te teate ju seda, et sinna lähevad sotsiaalvaldkonna inimesed, kaitsepolitsei inimesed, politsei piirivalveameti inimesed ja läbi nende intervjuud alles leitakse, kui üldse leitakse, kas Eesti võtab kedagi vastu või ei võta kedagi vastu. Nüüd sellest Eesti vastuvõtmisest. Eesti on teinud ka oma eesistumise raames, eesistumise päris lõpu osas, nüüd ma räägin muidugi ümber paigutamisest, selle ettepaneku Euroopa Liidus, et vastu saab võtta ainult siis, kui vastuvõtja riik on selleks valmis. Nüüd teie küsimus selles rahalises poolest, toon veel kord selle vastuse, et kui me ei ole pagulasi vastu võtnud, punkt 1, punkt 2, me täpselt ei tea, missugustesse omavalitsustesse nad lähevad, siis seda maksumust täna teile öelda sendi pealt on võimatu. Aitäh!